nägin seal kalastuslehe peal seda huvitavat särjeretsepti või mis tundusid säred olevad, igatahes mõtlesin, proovin ka siis püüda ühest uuest lombist, kus ma veel pole kunagi püüdnud, et vaata, kas kala saab, et äkki midagi on, et siis proovib ka seda särje ja seda ahju vormi teha. natuke seda sitta siin on, ma vaatan, et eriti hea visata siin ei ole, sinu elektriliin üleval pean vaatama, et sinna ei viska. See on päris jama. Söötsin tund aega tagasi mingi sisse siin natuke. Pole õnne aimu, kui sügav siin on või mis iganes. Teise poole suvitavam püüda, see on äge kalju. Aga ma ei hakka sinna ronima, seal on vist erateed, aga noh, näkkab midagi on siin. Noh. Siin on liiga väike särk selle jaoks, mida ma tahan teha. Sama väike. Jama küll, kui ainult ühte suurust siin on. Pidin ikka tagasi tulema siia, kus ma enne sain kala, et tahan ikka särge kätte saada. Seal väikses lombis oligi nüüd 2 kala sain kätte ja rohkem ei näkkanud üldse seal. Nagu haudvaikus, ma arvan, mingi haug võib-olla tuli sinna. Ja siis särjed paid kõik minema sealt. Noh, esimene särg olemas, mis võib jätta alles isegi. Ostsin endale ka uue korgi, aga see kuradi uus kork on siuke, mida ma ei näegi. Praeguse valgusega on jumala nähtamatu seal taga. Püüan siis laste õngega siit samast lähedalt. Peaasi, et oma säred kätte saan, 2 tunni pärast hakkab sadama, siis ei saa rohkem midagi püüda. Ma ei kavatse vihmaga siin istuda. Päev läbi lubas vihma sai, hommikuga 4 tuldud siis. Püüame siit samast lähedalt siis, vast tuleb mõni suurem ka. Opa, see on juba ilusam. Väga hea. Näkkas kohe. See on midagi suuremat. Op. Mis see nüüd on? Laste õngega latikas. Vaata. Vaata, poolekilone latikas. Normaalne. Siis ikka suuremat latikat on siin. Siis ikka saab siin sööta sisse küll. Vaata, ongi näed latikas. Vaata, ta on mingid parasiidid ka küljes. Lõua all. Näete, igaks juhuks ei võta seda parasiitidega. Midagi suurt. Mis on ka latikas siis? Ei ole. Särg, suur särg, väga hea. Väga hea. Üks suurem särg olemas, et hakkavad tulema siuksed äkki nüüd. Noh. Jumma küll teine. Huvitav, et nii väiksed ahvenad tulevad otsa. No vaata. Mingi sõrmepikkune väiksemgi. Mis asi see nüüd on? Igavene rallitaja. Särg. Latikas. Või särg, mis see on nüüd? Väike latikas oli. Las see läks. 3 pardipoega ja pardimamma. Nii julged. Hee. Ei.
ei. Läksid Jõhvi sisse. Paistab, et väiksed latikad kohal. Jumal, kuidas see siin külje pealt. Oota, haugaeb korki taga. Ilus särg jälle või? Väga hea. Siukseid särgi ma tahagi. Jee. Noh, natuke kalu sai, aga on vaja rohkem ikka. Kui ma ennem hakkan seda ahjurooga tegema, et hakkan teid nüüd puhastama ja siis vaatab. Lähen vist homme jälle kalale või täna õhtu poole. Rekord. Nii väikest pole veel konksu otsa saanud. Väikse näpu suurune. Mis see nüüd on? Ilus suur roosärg. Särg, jah. Ilus kala jälle. Mis see nüüd on? Väike latikas. No vahepeal sõidu see roosar ja sind väikse õngega. Laste õngega saab kala kogu aeg. Nats liiga väike selle jaoks, mis ma tahan. Loodame, et tuss on korras, et ei ole liiga ära lõhkunud see tuss. Sellega saab veel püüda. Mis see on? Nurg või? Latikas ei ole igatahes nurg on vist, jah. Ma ei näe, mis see on veel. Oh, suur särg. Ilus suur särg. Kaua läks aega. Näkkas seal. Konks on korralikult sees. Noh. Nämä on siis need tänased kalad ja laupäevased kalad ära puhastatud juba. Mõtlesin, panen siis marinaadi, näis mis välja tuleb. Pesen veel korra üle ja nägin seda videot seal, jah, et oli päris huvitav tundus. Proovime kah, et kas särg kõlvab süüa, siis tavaliselt on jah, ainult särge teinud voblana. Pole kunagi nagu praadinud ega midagi. Tavaliselt ongi kõik teevad vist ainult voblad särjest. Midagi eriti muud ei tehtagi. See videos oli küll, et ma ei tea, et marinaadi teega ja seal ei olnud midagi kirjas, et kaua tal seal marinaadis oli enne, kui ta sinna ahju toppis need vormiga.
ma olen natuke teistmoodi, mul loorberilehti pole ja pipraterasid pole, et ma panen siis sidrunipipraga ja soolaga ainult. Ja siis tomatimahl oli see, mis ta siis kasutas. Ma mõtlesin, et tavaliselt mul kala meeldib, mis on tomati kastmes, et see võib päris hea tulla, kui see niimoodi annab särjale siukse hea maitse. Ahju näitas ta, et ta pani kaanega, et kaan oli peal, aga seda ma eriti ei usu, sellepärast, et kui ta nii pruunid oli, siis tal pidi ikka see kaan jupp aega juba pealt ära olema. Pipratera tasemel mina panen siis sidrunipipart. Mulle meeldib kala sidrunipipras, nii et vast annab hea maitse. Segame ära ilusti. Sidrunipipasool olemas ja nüüd siis viimane asi, tomatimahl. Soome on selles mõttes väga nõme, et tomatimahla valik on 0. Igas poes on neid üks sort. Siis seekord ostsin Prismast, muidu seal Lidlis oli hea tomatimahl. Täitsa tomatimahla suputame ära siis. Eks neist, mis saab. Nüüd on peaaegu 24 tundi möödas ja vaatame, mis nendest kaladest saab siis. Mahutame siia ahju vormil ära ja ahju vorm liiga väike võib-olla. Ta pani nad pikut ja saan nad pikuti panna nagu vaja. Vaatan kõige palju mul neid on. Suuremad lapiti ja väiksemad pikuti, peaks ära mahtuma küll. Käib küll. Natuke seda sousti ka peale, mitte liiga palju. Aitab küll vast. Ja mina oliiviõli küll ei pane. Ma siis tavalist oli. Päevalil oli, käib ka, ma arvan. Mis oli siis ahi 160 või? Ma panen mingi 175 vast. Temal oli üldse see puidu ahine, et ta ei saa üldse see kraadi ütelda, palju temal oli. Ja eks näis, mis saab. Pool tundi oli see 75 peal, vaatasin, et ikka kuumus. Läks liiga aeglaselt, pain 200 peale või tundi aega 200 peale. Ja siuke näeb välja siis. Väga huvitav. Eks ole näha, kas kõlbab ka. Kahvli. Nii. Proovime ära. On kuum.
väiksemat särgi ka. Nuid muidugi natuke on, aga muidu päris okei. Nats soolane on ja harjumatu, aga lõpeb süüa küll. Proovige järgi. Vähem soola.